Tere taas, täna me teeme siis intervjuud Kärdiga. Kärt õpib siis Viljandis ja õpib valgust. Kas on nii? Täpsemalt õpin ma Terega, õpin ma teatrikunsti visuaaltehnoloogia õppekaval valguskujunduse erialal. Oleks nagu kõige korrektsem öelda, et see, kui ma õpin valgust, see võib olla kõlab hästi üldsõnaliselt. Jah, mis see siis on? Valguskujundus on nagu vist natuke korrektsem. Jah, aga mis see sinu lugu on, et miks sa selle kooli ja eriala valisid? No see tuli mulle endalegi üllatusena pigem, et ma siia kooli sisse sain Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja et ma üldsegi kuidagi võtsin selle julguse siia tulla ja proovida, sest ma ei teadnud sellest maailmast väga mitte midagi. Ma teadsin nii palju, kui ma Kinneriinu ja tema sõbra Viljari käest olin kuulnud, uurinud ja huvi tulnud, aga selline päris, et kuidas see teatrites näiteks töötab või kuidas kontsertvalgus töötab või kogu see päris maailm selle ümber, et ma ei teadnud sellest tõesti mitte midagi ja kogemusi ka ei olnud. Et alati oli see lavaline pool siis pigem minu puhul olulisem, aga ma huvitusin teatrist. Ma arvan, et see on kõige konkreetsem vastus, sest mina kui loominguline inimene tahtsin nagu teatrist osa saada ja hakkasin uurima, et mis variandid erinevad on. Ja siis leidsin selle, et see oli lihtsalt selline katsetan ja vaatan, kuhu välja jõuan, aga ma olen väga rahul. Kas sul oli ka mingi hästi palju erinevaid variante, mille vahelt valida või oli üks kindel selline suund, kus sa mõtlesid, et vot seda tahangi minna? No ma proovisin tegelikult lavakunstikooli ka näitleja erialale, aga seal ma sisse ei saanud. Siis ma proovisin või tegelikult mõtlesin ka mul seinast seina olid minu variandid ja mõtlesin ka vaheaasta peale, et lihtsalt proovida siis Viljandisse võib-olla näitlejaks, et ikkagi see lavaline pool oli minul nagu tugevam, nii-öelda salaunistus. Aga siis ma otsustasin, et kui nii läks, siis võib-olla katsetan hoopiski midagi muud. Tänan endale võimaluse selle muu osas. Et sellist plaan B-d, et kui minu käest katsetel ka küsiti, et kui sa siia ei saa, siis mis sa teed? Siis ma naeratasin ja ütlesin, et saan küll. Et mingi enesekindlus pidi mul olema, sest tegelikult plaan B-d mul konkreetselt ei olnud. Ja mitmes aasta sul praegust läheb? Praegu ma olen 3. kursuse tudeng ja kokku on siis 4 aastat, et see ei ole minu viimane lõpuaasta. Aga kuidas need sisseastumiskatsed üldse välja nägid? See oli omamoodi huvitav kogemus. Kokku käisid need 2 päeva ja koosnes siis 4 voorust või mul oli sellist erinevat teemablokki. Täpselt järjekorda ei mäleta, aga esimeseks osaks pidime me kirjutama essee teemal mina, kunst ja maailm. Ja pidime siis avama ennast kunstnikuna selles maailma kaoses, põhiliselt. Et olid sellised lühikesed märksõnad ja siis selle põhjal pidi kirjutama vähemalt 2-3 leheküljelise essee. Kirjutasime selle ära, siis pidime natüürmorti joonistama. Natüürmort on siis, pidime kaasa võtma oma paberi ja pliiatsid ja siis meile anti ette Selveri selline, mis see on, ühesõnaga Selveri toidukott, kuhu oli sisse pandud üks närtsinud tulp ja see oli siis välja valgustatud ja siis me pidime seda harilikku ja kuidagi söega joonistama või imiteerima. Et natüürmorti pidime tegema, siis oli valguse eriala ülesanne oli selline, et meil anti üks näidend, isegi ma ei mäletagi, see oli ammu, aga ma arvan, et ta oli isegi 3 stseenist koosnev või isegi rohkem. Ja siis pidime selle põhjal kirjutama välja kõik valguse muuted, kõik meeleolu, kõik atmosfääri, kõik kas lokatsioonid, kes on päev või öö. Ja mina, kes ma eelmine õhtu küsisin Kinneriinu käest, et palun selgita mulle natuke, et mida see tähendab, see valgusrežii koostamine, mida tähendab näiteks kollane värv, mis meeleolu ta võiks anda. Õnneks Kinneriin saatis mulle sellise väikse konspekti ja siis selle arvelt ma võtsin ja kuidagi tegin selle ära ja mul läks väga hästi. Ja siis viimane, mul oli 4 osa, viimane oli vestlus. Vestlus oligi, kus läksime komisjoni ette, 3 koos 2 poisiga olin, siis me kõik saime sisse ja siis meid hakati niimoodi pinnima, et miks ikkagi ja mis meie päris taust on ja et kas ja mis. Need 4 osa ikkagi päris intensiivne oli.
aga kas sul on mingeid nippe või teadmisi jagada, millega siis selline värske sisseastuja peaks kohe kindlasti arvestama? Enesekindel võiks olla, sest mina, kes ma joonistamisega ei olnud tegelenud, välja arvatud kunstitunnid gümnaasiumis ja põhikoolis, see oli ikkagi päris huvitav katsumus. Mul on üks naljakas seik ka, me olime koos ühe poisiga, olime kõrvuti, joonistasime, mõlemal olid need suured molbertid ees. Joonistame, siis üks hetk ma näen, et ta nagu mõõdab midagi pliiatsiga. Need proportsioonid, eks ju, kindlasti kõik on teinud. Mina ei teadnud sellest mitte midagi. Ja siis ma ka moe pärast nagu proovisin ka, et mis see nagu tähendab või mis ma sellega teen. Et selline enesekindlus ja loominguline julgus, et kui sinu käest ikkagi küsitakse midagi sellist, millele sa ei oskagi vastata, siis sa ei teagi, mis asi on valgusrežii või mida mingi värv võiks kujutada, siis lihtsalt nagu mõtle enda kogemusele ja mõtle sellele, kuidas sina selle lahendaksid, sellepärast, et kui mina näiteks läksin ka, siis selle eelduseks ei olnud see, et ma olen teinud kontsertvalgust, et ma olen teinud teatritega koostööd, et seda ei nõuta üldsegi, aga see loominguline julgus ja vabadus ja muidugi rütmitunnetus on hea, et kui sa plaanid või mängid pilli, siis see on ainult kasuks. Minu puhul, kes ma olen muusikalise taustaga, see oli väga suur plusspunkt mulle. Siis jah, kui sa joonistad, siis joonista veel rohkem ja maalid, siis kasuta rohkem värve, sest meie valgustajad või valguskujundajad töötame värvidega, et lihtsalt proovi ja ole julge. Ja tundub, et üks selline salanipp on ka, et otsi endale välja tuttavad, kes selles valdkonnas on midagi teinud, et siis sa saad vähem nende käest küsida. Ja absoluutselt, mulle võib alati kirjutada. Aga kuidas õppimine seal üldse välja näeb? 4 aastat õpime kokku, aga me õpime nii, et ma mainisin, et mina õpin teatrikunsti visuaaltehnoloogia erialal või õppekaval. See tähendab seda, et meie õppekaval on 4 erinevat eriala koos. Meil on valguskujundajad, multimeedia spetsialistid, lavastuskorraldajad ja dekoraator-butafoorid. Et me oleme siis, meid alguses oli 21, nüüd on alles 15 ja me töötamegi enamasti kõik koos. Ehk siis meil on mingid erialained koos, meil on mingisugused suuremad filosoofiad, ühesõnaga meil on ikkagi üks kursus selle 4-ga. Ja õpime kokku 4 aastat ja just, et meil on mingid üldkunstilised ja sellised teaduslikud ained. Ja näiteks see ka, et meie õpime, valgustajad õpime ka videoprogramme, õpime ka joonistamist, mitu kursust, fotoõpetus on meil väga suur. Lausa mitu semestrit. Ja tundubki, et kogu see õppimine on väga palju selline praktika ja kogu aeg tegemine. Ja absoluutselt. See koostöö ja see, üldsegi koolis me ju tegelikult õpime koos näitlejate ja tantsijate ja meil on muusikud, meil on eraldi meil on nii suur võimekus, et meil on nii käsitööosakonnas on nagu muud kunstnikud, kes töötavad metalliga või lihtsalt lõnga või lihtsalt käsitööga, siis meil on järgmises majas, meil on terve majatäis muusikuid, alustades helitehnoloogid ja lõpetades mis iganes mänguga, et meil on lihtsalt niivõrd suur ampluaa täis inimesi, kellega me võime koostööd teha. Et see on hästi vinge, et need inimesed, kes me ümber on kindlasti nagu kõige väärtuslikumad. Ja kuidas siis õppejõud on? Õppejõud on oma eriala spetsialistid, Eesti parimad. Näiteks meie valguskujunduse eriala õppejõud on Margus Vaigur, kes on Eesti üks parimatest teatrivalguskunstnikest. Samal ajal minul just lõppes pool tundi tagasi ühe Eesti kõige kõvema kontsertvalgustajaga loeng, siis me õpime helirežiid ja helikujundust, kes on samamoodi MTA osakonna juhataja, meie eriala õpetaja või juhendaja Neve Komissarov, et selles mõttes, et need kontaktid ja inimesed, kellega ma sellel kooliteekonnal kohtun, on kindlasti väga professionaalsed või näiteks valguskujundus arhitektuuris. Et ma ei kujutanud ette, et enne siia kooli sisseastumist, et me õpime sellist asja ka. Ja nüüd me töötame või õpime ühe Martin Makarevitši, ühe Eesti kõige kõvema valguskujundus arhitektuuris käe all. Aga samal ajal enamikud neist just valguskujundajatest on ikkagi selle kooli teekonna ära nagu läbi käinud.
et see on ka hästi imetlusväärne, kuidas me oleme kuidagi alustanud täpselt samast punktist, leidnud enda niši ja siis nagu lõpetame teistele ka. Üks naljaküsimus võiks vahel tulla, et kas te seda musta valgust olete siis õppinud tegema? Ja see küsimus oli ka meil esimesel aastal, esimese semestrite esimestes tundides, et no mis selle musta valgusega on? No paneme tuled kustu, on vist kõige kergem. Aga jah, on tegelikult filtrid, mis imiteerivad mitte musta, aga sellist ikkagi väga-väga paksud ja filter on see, mis läheb valgusprožektori ette, mis muudab selle valgusvärvi, olenevalt, kas ta on LED, ma spetsiifiliseks ei lähe, aga on erinevad filtrid ja siis ka musta valguse või sellise hallika, hästi tumeda valguspildi saavutamiseks on eraldi filter olemas. Täitsa võimalik, aga kõige kergem vastus on ikkagi paneme tuled kustu ja valgus on käes. Aga kuna sa ei ole kohalik, ehk siis ei ole Viljandist pärit, siis kus sa seal elad või kus sa seal elanud oled? Ma esimesel aastal elasin korteris, hästi looduskaunis koha Sugala teatri lähistel. Oligi eramaja, mis oli korteriks ehitatud ja selline niimoodi, et õunapoed oli kõrval ja hästi idülliline, hästi Viljandi, ma ütleks. Aga 2 järgnevat aastat, siis nüüd olen teist aastat ühiselamus, mis on siis nii rahaliselt minu jaoks sobivam ja esimesel aastal lihtsalt ei saanud ühikakohta, et need ühikakohtadega on pigem mitte kehvasti, aga hästi paljud kohad on kinni. Et isegi kui ei õnnestu saada, siis mingi korteri leiab ikka. Kesklinnas on pigem sellised puuküttega majad, hästi sellised madalad, hästi viljandlikud ja siis linna äärepoole on rohkem kortereid ka, mis on võib-olla natuke odavamad. Et olenevalt sellest lihtsalt, kui hästi veab, et minul õnneks on vedanud, et olen teist aastat ühiselamus. Kuidas see sinna ühiselamusse koha saamine käib, et seal tuleb mingi taotlus täita või kuidas see käib? Ja taotlus. Õnneks on sellega nii hästi, et õpilasi või tudengeid, ülikoolis on tudengid, teavitatakse alati, et tähtajad on need, et palun jälgige, et samamoodi katsetel tudengitest hoolitakse, et kui kellelgi ei ole kuskil elada, siis ikkagi otsime lahenduse, et samamoodi 1. septembril, kui meil oli selline esimene üldkoosolek või selline, ütleme enda nimed ja räägime, kus me oleme, siis üks minu kursuse vend, temal ei olnud veel korterit, ta hüüdis seal kõva häälega välja ja 2 minutit hiljem tal oli koht olemas. Et selline nagu vahetu abi küsimine ja julgus tunnistada, et ei ole veel lahendust, aga siis otsime lahenduse. Ja aga kas sealt kooli poolt on mingit sellist rahalist tuge ka olemas? Kuna me kuulume ikkagi Tartu Ülikooli alla, siis on küll, on tulemusstipendium, mida siis arvestatakse keskmisest hindest, et peab olema vähemalt 4,5 või 4,6 pluss, millele lisaks peab kirjutama siis motivatsioonikirja või sellised erialasaavutused. Soovitan kindlasti kandideerida, isegi kui tundub, et täpselt keskmine hinne see 5 ei ole või on 4,9 või 4,8, et mina saan seda stipendiumit juba päris mitu semestrit, et tasub nagu kandideerida ja proovida. Aga see ongi nii raske just sellepärast, et kuna me oleme Tartu Ülikooli all, siis nii Narva kolledž, Pärnu, meie, et see kõik on ja Tartu Ülikool ise, et see kõik on hästi suures mastaabis, et see tõenäosus saad on nagu väiksem, aga ikkagi on võimalus. Ja siis lisaks tulemusstipendiumile on siis vajaduspõhine, mis arvestatakse vanemate või üldsegi pere sissetuleku põhjal. Et rahaline võimekus on olemas, et saab taodelda ja saab. Ma arvan, et vallalt tegelikult oleks ka võimalik abi saada, kui tõesti on vaja. Aga mis sa arvad, mis on selle kooli plussid ja miinused? Plussid ja miinused? No plussid on kindlasti, nagu ma olen maininud, siis need inimesed. Ma arvan, et kõige lihtsam on öelda inimesed ja need võimalused, mis sulle pakutakse. Et töötadki erialaspetsialistidega või teedki mingeid ägedaid projekte. Näiteks minul algab nüüd tunni aja pärast üks projekt Taavet Janseni ja Hendrik Kaljujärvega, kus me teeme Voogteatrit, mis on tänasel päeval väga populaarne paratamatult, ma arvan.
et selline nagu inimeste olemasolu ja võimekus teha erinevaid projekte või näiteks eile olin ka filmivõtetel, et tasub nagu toonitada seda, et siin koolis ei keskenduta. Jah, erialaselt on valguskujundus teatris, aga tegelikult see maailm siin koolis on ka laiem. Et neid võimalusi ikka nagu tekib ja on, kui sa soovid ja kui sa oled uudishimulik. Aga miinused, issakene, ma ei teagi, meid on palju. Meid on selles mõttes on palju, et projekte kõigile ei jagu ja tuleb ikka iseennast vajalikuks teha, et niimoodi käed rüppes oodata ja loota, et midagi sulle sülle kukub, et sellega nagu läbi ei lähe. Ja kui julge ei ole ja ei soovi suhelda või oledki selline introvertne üksinda nurgas, siis tasub meeles pidada, et mida me siia õppima tuleme. Et me ikkagi tahame ju töötada kunstilises meeskonnas, kunstilise terviku nimel ja selleks tuleb nagu iseennast vahepeal ületada, isegi kui esmapilgul tundub, et ei oska või ei julge. Et jah, see miinus ongi võib-olla see, et meid on lihtsalt palju ja paratamatult kõik ei saa kõike teha, aga kui sa vähegi väga soovid, siis muidugi saab. Aga mis sa arvad, mis on veel oluline teada selle kooli kohta? Ma arvan, et tuleks enne sisseastumist tuleks kaardistada ära, miks sa üldsegi tahad siia tulla. Jah, internetis on palju materjale kooli kohta ka, vaadata pilte, aga selline teadvustamine, et 4 aastat oma elust, mina ei ole näiteks selle 6 aja kodus käinud, et selline kodust eemal olek ja asjadele pühendumine, kui sa midagi ette võtad, siis sa pead koolile pühenduma. Aga see ei tähenda seda, et eraelu ei ole või et elada üldse ei ole aega, aga õpe on intensiivne ja ikkagi jah, et tuleb lihtsalt teadvustada iseendale, et 4 aastat on selline aeg koolis. Siis sa oled natuke rääkinud nendest, et sa saad mingid projekte teha, aga mis veel on sellist väljaspool kooli tegevused, milles sina oled osalenud ja mida üldse õpilastele pakutakse? Ja neid pakutakse küll. Meil on näiteks rahvatantsur, kus ma esimesel aastal tantsisin. Ja siis on meil just Viljandi Kultuuriakadeemial on oma segakoor, kus saab laulda ja saabki nagu seda muusika poolt või koori poolt jätkata. Mina sinna seal ei lõpetanud, sest ma olen tegelikult ikkagi veel aktiivne Meremäe Obinitsa naiskooris enda kodukandis, et seal käin laulmas. Ja siis mina käin nüüd selle aasta seisuga või tegelikult juba eelmise aasta semestri seisuga käin teatriringis, mis on selline uus asi, mida üks lavastajatudeng ja minu kursuse õde siis alustas. Ja seal me ka tuleb mai alguses tuleb meil üks lavastus välja, et kindlasti võtke silmad lahti, küll ma reklaamin ja siis näete ka, et sellist eriala kõrvast elu võib-olla teatriringi näol. Et ja need on need 3 põhilist varianti. Et eks ikka saab vabainena, saab ka kitarri õppida, aga lihtsalt ongi iseasi see, kas on aega. Et minul, kellel on päris tihe tunniplaan, et paratamatult kõike ei saa, mida võib-olla tahaks. Aga eks ikka võimaluse leiab. Aga mis sinu soovitused on nendele noortele, kes nüüd sisse astuma hakkavad kuskile, et mis on soovitused edasi õppimiseks? Ma arvan, et ma kordan ennast juba, aga mõtle läbi, kas sa tahad seda, mõtle läbi, miks faktor on hästi oluline. Ja siis jah, avarda enda loomingulisust ja samamoodi, kui sa oled veel gümnaasiumis lõpuklassides, siis mina kui valguskujunduse erialatudeng annan nüüd sinule, kes sa soovid sisse astuda, et sa kuulaksid rohkem füüsikatunnis, sest elekter on paratamatult valguskujunduse või valgustaja oluline osa, et füüsika on kindlasti hästi oluline, mida jälgida. Aga kõik muu ka, et meil on hästi sellised kunstilised ja teatrilised ained ka, et kui sul vähegi aega on, siis käi teatris, käi kontserditel ja käi lihtsalt avatud silmadega ringi. Et valgus on ju tegelikult igal pool ja see iseenda selline huvi leidmine on nagu võib-olla kõige olulisem alustus. Aga kas on midagi sellist ka, mis sa oleksid tahtnud enne sisseastumist teada, mida sa ei teadnud või ei osanud?
No ma arvan, et ma oleksin võinud, kui ma oleksin juba 10. klassis teadnud, et ma kavatsen, kuna ma võib-olla seda ei maininud, aga igal aastal meile sisse astuda ei saa, et sisseastumised just minu erialale on üle aasta. Et selline, kui mina oleksin 10. klassis teadnud, et ma seda eriala soovin õppima tulla või tahan enda elu sellele pühenduda, siis ma võib-olla jah, oleksin lihtsalt küsinud rohkem Kinneriinu käest või Viljari käest või käinud rohkem teatris või selle kõrvalt, et ma ise laval olin, et oleks võib-olla rohkem sinna ülespoole vaadanud, et mis mingi seade teeb. Et võib-olla see nagu minu iseenda jaoks ma oleks võinud, aga samal ajal ma ei tunne, et ma oleksin kuskil maha jäänud, et kui mul on paar kursusevendi, kes on sellele töötavad juba sellel erialal, siis ma arvan, et kui mul on vähegi julgust ja julgust küsida ja julgus nagu huvi tunda, et siis ma jõuan täpselt samale tasemele. Et jah, selline jah, ma arvan, ma piirduksin sellega. Aga minul oli hästi selline hea kuulata, et sa oled endiselt selline hästi siiras ja emotsionaalne ja siis oli hea kuulata ja ma arvan, et väga paljud said siit häid soovitusi, mida siis edasi õppimiseks võtta, et aitäh sulle, Kärt. Ja aitäh, et ühendust võtsite ja jah, kui keegi tahab valguskunstsi erialale sisse astuda, siis sel aastal ei saa, aga järgmiselt saab ja minu kontakt on ka olemas, võin soovitada raamatuid, hästi terve kuhja, mida läbi töötada ja jah, või rääkida ka üldse valgusest, kui keegi huvi tunneb rohkem. Aga aitäh!